Äripäevaraadio. Sisuturundussaade. Tervist ja tere kuulama uut saatesarja Investeerimisideede universum. Täna on saate teemaks kosmos ja investeerimine kosmosesse. Ja stuudios on külas Hanno Lindpere, kes on KPMG Eesti nõustamisteenuste juht ja selle saate idee autor, samuti muhe miljonär ja kosmosehuviline Raivo Hein, kosmoseprofessor Mart Noorma, mina olen kosmosehuviline saatejuht Hando Sinisalu. Hanno, sina oled selle saate idee autor. Miks me seda saadet teeme? Meie eesmärk on teha siis, ütleme selline investeerimisteadus ja huumorisaate hübriid, ehk siis opereerida sellises kolmnurgas. Loomulikult me soovime saada populaarsemaks kui Joe Rogan, aga see fundamentaalne põhjus või majanduslik põhjus on ikkagi selles, et Eestis me oleme jõudnud faasi, kus ütleme, et kõik asjad, mis vanasti olid odavad või me oleme odava ressursi ajastust välja jõudnud, kõik asjad on pigem nagu täna kallid ja selleks, et me kuidagi oma eluga edasi jõuaksime ja rikkamaks saaksime ja nii edasi, et me peame investeerima ja väga selge, et peaks investeerima teadus- arendustegevusse. Kui vaadata neid suuri rahvusvahelisi korporatsioone, Amazon paneb 80 miljardit, siin Alphabet, Meta, kõik panevad 20-30 miljardit, eks ole, see on Eesti SKT nagu mahud, et väga selgelt me peame kuidagi seda enda tulevikku nagu vaatama, loodetavasti siis see saade aitab ka kaasa nende investeerimisideede ja paremate investeeringute sünnile. Ja see üks selle saate inspiratsiooni allikas on Tim Marshalli raamat The Future of Geography ja geograafia tulevik. Selles raamatus ei ole mitte maal, vaid just ongi kosmoses ja siin tõmmatakse paralleele selle ajaga, kui kuulsad meresõitjad purjetasid Ameerikasse ja mujale ja otsisid sealt maavarasid ja varandust, aga tänaseks on maakera läbi uuritud ja enam-vähem ressursid hakkavad ammenduma ja nüüd pööratakse siis pilk kosmosesse ehk on kosmos see koht, kus me saame ressursse, maavarasid oma ambitsioonide realiseerimiseks. Aga enne kui me asjalikuks päris muutume, siis me oleme kosmosehuvilised kõik ja ilmselt on mingisugune tõuge olnud kusagil kas lapsepõlves või mujal mingi nähtud film või loetud raamat. Et rääkige see isiklik lugu, et kuidas teie sattusite kosmose juurde, Raivo? Raivo, alustame sinust. Jah, tere jõudu. Tänan kutsumast. Minule meeldib alati öelda, et kõik asjad saavad alguse lapsepõlvest ja kõik asjad saavad alguse kodust ja nii kuidas kodu sind suunab, nii ka lapsed kasvavad ja mõnikord on neid vaja jõuga suunata, näiteks kui ta ei tea, et ta tegelikult tulevikus on hea pianist, eks siis sa pead sundima teda mängima ja lõpuks ta on tänulik, aga teistpidi jällegi, kui on näha, et last huvitavad igasugused tehnilised vidinad ja konstruktorid ja mudelid ja ta vaatab, mis on fotoaparaadi sees ja parandab lausa selle ära, eks varajases nooruses, siis sealt kaudu ma siis lõpuks jõudsingi läbi Soome televisiooni ka, kus näidati ka ulmefilme, eks aeg-ajalt kosmose teemani, nii et niimoodi ta läks. Mart? Nii nagu Raivo ütles, kõik algab lapsepõlvest ja minu jaoks siis tähtede vaatamisest. See teadmine, milline täht on, mis täht ja mis tähefüüsika on, vähemalt algsel tasemel. Lapsepõlves ikka maal istusin pimeda taeval ja taskulambiga vaatasin värskelt ilmunud täheatlasest järgi tähtkujusid ja siis see oli hästi põnev. Sealt edasi muidugi kogu see tähesõjad ja see universum oli minu jaoks ka üli motiveeriva. Kunagi ei olnud sellist tunnet, et ma ise suudaksin ka selles kuidagi osaleda selles kosmose arendamises. Aga üks asi vist teiseni ja lõpuks tuli oma kätega tegemise faas ja oma satelliitide lennutamise faas ja nüüd on ring, võiks öelda kokku saanud kõige ülima sihtmärgini, sest nüüd mu abikaasa Anu on ka kosmoseprofessor, nii et nii isiklikus tööalases kui ka pereelus on kosmos igal pool. Nii, Hanno? Ma ikka lootsin, et siit tuleb mingi selline psühhoanalüütiline vastus, et lapsepõlve traumast, eks ole, kas kuri õpetaja või vanemad ei kinkinud koera või või ema sundis, eks. Ja ema sundis ja sellised asjad, eks ole, selline trauma, eks ole, ikka vanemad ja sellised asjad aga ei tulnud, aga minul võib-olla tuleb lihtsamast asjast, et vaadates, et mida nõukogude ajal kannatas lugeda, ma olen päris paljude inimestega rääkinud, et üks raamatute sari, mida kõik lugesid, oli muidugi olümpiaraamatud, eks ole, mina need 3 või 4 korda nagu läbi lugenud. Teine oli, mis kannatas lugeda, olid kosmoseraamatud, et need olid nagu sellised
sellised päris asjalikud. Ma ei ole olümpiaraamatutest midagi kuulnud, aga kosmoseraamatut, teadusraamatut, see on veel arenemisruumis, sa võid nendele olümpiaraamatut ette võtta, et see oli sport ja selline ja kolmas teemade ring oli siis kõik lugesid Šveiki ja mingeid selliseid asju, et olid sellised 3 nagu sellised baas- või tüviteksti, mida sai siis loetud, aga mina olen ka sealt Tartu kandist pärit ja ma noorena käisin ka päris palju nagu Tõraveres, et mul isa seal toimetas ja meil seal Tõraveres, et kus neid asju tehti ja võib-olla ka rohkem nagu töökodades ma neid tähti vaatasin vähem, aga seal oli ka ütleme, need töökojad, mis tegid teatud selliseid pisinaid vidinaid, ma isegi ei tea, ütleme, et Vene rakettidele ja nii edasi ja sealt on mulle säilinud ka, kui ka Tõraveres seal käisin ja paar korda käisin tähti ka vaatamas, ma ei saaks öelda, et ma suur fänn olen, aga ütleme, selline armastus selle just võib-olla rohkem nagu nende inimeste vastu ja selle üks hallipeaga mees, kes neid asju tegi ja oli väga selline smaat, eks ole, mina tulen rohkem sellist töökoja traditsioonist. Mul isa viis mind umbes 5-aastasena või 6-aastasena Tartu Tähetorni ja siis ma nägin neid teleskoope seal ja see avaldas mulje, et siis ma ostsin sealt kaasa Hugo Raudsaare raamatu Pilk tähis taevasse ja siis mul kodus oli teatribinokkel ja siis ma pimedatel õhtutel üritasin teatribinokliga taevast siis neid objekte üles leida. Kuigi ma päriselus olen NATO küberkaitsekeskuse direktor, siis minu panus teadusesse jätkuvalt mul on kena kabinet Tõraveres ja ilusa vaatega park ja ma võin öelda, et kelle kosmos on korra kätte saanud, ega see enam lahti ei lase, sest kogu see nagu Tõravere keskkond, kui teadust soosiv on see ja kui toredad inimesed on ümberringi, just siin eile kuulasin, kuidas 3 noort stipendiaati observatoorium annab välja iga aasta kosmose preemiat 3 kõige edukamale noorteadlasele siis kosmoloogia, kaugseire ja tehnoloogia valdkonnas ja nähes nende entusiasmi ja sära silmis, võiks öelda, et see on nii põnev maailm, kui on võimalus kellegi hakata kosmoseteadlaseks või kosmoseettevõtjaks, siis ärge tehke seda, sest ei saa sellest enam mitte kunagi lahti. No ja seal on isegi, tõivab välja siin Marshall ka räägib, et on lausa religioossed seletused, et et selline, ta väidab nagu seda, et see musta augu info liikumine on umbes samasugune nagu see esatoloogia, eks ole, mis sinust peale nagu surma saab, et ütleme, et see info või sellega, aga need on nagu väga selline far-fetched või midagi taolist, aga eks ta laste puhul on ja sellised, sul on dinosauruste faas ja siis on sul kosmosefaas ja osadele jääb see külge, osadele mitte. Tulevad tantsupeod ka, aga kui reaalne see siis on, et me saaksime minna kosmosesse maavarasid kaevandama, et meil on teatud maavaradest, teatud metallidest on puudus käes või nad on väga keskkonnavaenulik kaevandada ja ometi on meid ümbritsevad taevakehad neist rikkad ja põhimõtteliselt, teoreetiliselt saaks sinna minna järgi neile ja ära tuua sealt ja kaevandada kosmoses. Kui kaugel me sellest täna oleme? No kui ma nagu teoreetiliselt ja filosoofiliselt vastaks, siis kõigepealt see on võimatu, sest maavara juba definitsiooni pool pärast leidub ainult maal, kas me räägime nüüd kuuvaradest ja marsivaradest ja asteroidivaradest, see on universumi varadest, see on nüüd hoopis teine küsimus. Nii, aga küllap see jõuab see aeg kätte, nagu ikka me vaatame ju viimast 100 aastat, missugune on tehnika areng olnud ja kui sa räägid siin, kuidas kosmose areng oli eri etapid, vahepeal on natukene aeglasem, siis jälle kiirem ja praegult me nagu ikkagi liigume selles eksponentsiaalfunktsiooni graafikus, kus kõige lõpus oleme me lõputult rikkad ja lõplikult surnud, eks, ja lõplikult nii-öelda AI on lõplikult meid üle võtnud, eks. Et millal me sinna jõuame, see on teine küsimus. Arvati, et Krutsvel vist futuroloog arvas, et mõni aasta tagasi, et 45. aastal peaks AI tulema. Ja nüüd eile ma just lugesin, et seoses chatiga on ikkagi see aastate arv nagu ettepoole nüüd tõmmatud, eks mõni räägib 29. aastast, aga pigem jääb ta sinna 35-le juurde, kus juures siis tähtis moment on see, et millal me nagu lähme üle analoogarvutitelt, mis on tegelikult ju meil kiipidega arvutideks, kvantarvutitele, eks. Et see nagu muudab maailma ja kui selline asi reaalsuses kätte jõuab, siis ma arvan, et nende ülesannete lahendamine, et saata mingisugune vidin sinna üles, haakida ta enda külge, eks tuua orbiidile, lammutada ta laiali, eks saata tükid alla ja ümbertöötlusesse
see on ainult aja küsimus. See oli isegi võib-olla suurem teema, kuidas mina praktiliselt nagu seda näen, et kui sa tõesti tahad sinna mingi koloonia teha, mida ju päris palju mõeldakse või ütleme, et sa käid ajutiselt kuul või midagi taolist, sa pead ju kohaliku ehitusmaterjali kasutama. Üks asi on see, et sa lähed sinna kuus, eks ole, mina olen muidugi profaan, eks ole, lähed sinna koopasse sisse, et ainult radiatsiooni eest kaitsta, kui sa Marsile lähed, siis sa pead ikkagi mingid ehitised tegema. Kuule, aga siin me põrkame ikka sul ei olegi mille selle vastu, et sa pead nagunii seda ehitusmaterjali, niipea kui sa sinna lähed või teed mingi sellise ütleme, et koloonia moodi või ükskõik millise operatsiooni sinna siis on nagunii vaja ehitada, et sa kõigepealt pead selle valmis ehitama, enne kui sa saad üldse midagi maa peale nagu tagasi saata, et kas sa saad maa peale tagasi saata või siis me jõuame selliste väga fundamentaalsete küsimuste juurde, hüppame kohe nagu väga palju edasi, et et kas sa saad seda nagu teledeportida või mis iganes. No see on nagu kaugem tulevik, aga kas te olete mõelnud selle peale, mis saab, kui me lähmegi võtame selle väikse asteroidi ära, mis koosneb ainult süsinikust ehk on teemant, siis mida teeb Lõuna-Aafrikas De Beers või mida teeb Venemaal teemantide kaevanduseks. Või siis okei, nad on juba tänapäeval mõjutatud tehisteemantidest, mis ei ole grammigi viletsama kvaliteediga, eks. Nii et ta toob ka teistpidi nagu selle nii-öelda meie ellu kogu see sealtpoolt siiapoole toodud asi, eks. Ta muudab kogu seda diskussiooni ka, kui me räägime tegelikult muidugi nagu rohepöördest, et kui me veel hüppame, et meil on nagu kogu aeg ressursse puudu või meil ei ole, siis kosmos on seda ju nagu täis, eks ole, tegelikult ja kui küsida, et kas see on kusagilt moraalselt või peaks olema keelatud või meil on mingeid probleeme või et kas seda üldse kasutusele võtta või mitte, siis on väga raske ka öelda, et miks mitte seda kasutusele võtta, et see on ju paksult, eks ole, et nagu hakkab võidujooks kosmosesse ehk et erinevad riigid, erinevad huvigrupid tahavad sealt neid varasid kätte saada, sest täna ei ole tegelikult sellist planeedi maa ülest või inimkonna ülest seadusraamistikku. Et tegelikult ei ole reguleeritud, kellele kuu kuulub või kellele Marss kuulub ja kui keegi tahab sealt midagi kaevandada. Ma võin sulle rääkida, kuidas ma müüsin umbes 20 aastat tagasi tähti, eks. Et kogu täheatlas omale masinasse koos tähtede nimetustega juurde siis igasugused vormid, mida inimene saab täita ja kui ta selle ära täitis, siis see, kellele ta selle pühendas, sai mingisuguse tähe, mille kohta siis oli informatsioon juures ja see täht kuulubki sulle minu kataloogis, eks. Ja selle kohta trükiti välja ilus sertifikaat krobelisel paberil ja kõik läks posti ilusti ja mõnedki poliitikud meil on tänapäeval siiamaani nende tähtede omanikud, nii et sina võid ka rahulikult kuu peal müüa seda ja ma vaatan, et mulgi vedeleb mingisugune sertifikaat, kes kunagi kinkis kinnisvara kuu. Tagasi tulles, et eks ta on ikkagi selline poliitiline võitlus, et te siin Raivo ja võib-olla siin ka Mart olete rohkem selle asja sees, aga mida see Marshalli argument, üks mida ta ikkagi välja toob, on see, et Hiina ja India ja ütleme, et kes sinna esimesena kuu peale jõuab, eks ole, fakt on see, et tema sinna, tegelikult on ta väga lihtne, et mida ta väidab, et esimene, kes sinna lõpptulemused on selle militaartehnoloogia paneb, eks ole, et miks ta peaks teisi nagu ligi laskma, loomulikult on see Artemise Accords, aga kui sa jõuad, eks ole, paned oma laserid üles, et jah, et hiinlased on arvanud, et äkki 30, eks ole, võiks aeg olla, see pidevalt liikub nagu edasi, et see 30 on mingi tähtaeg, eks ole, kas me Marsile või kuu peale, aga Mart, sina tegeled igapäevatöös küberkaitse ja selliste teemadega, et kuivõrd see reaalselt täna oht on, et me läheme või et maal tegutsevad riigid lähevad kosmose pärast omavahel sõtta või hakkavad võitlema või jõuga üksteise käest mingit tükke ära võtma või vallutama midagi? No igasugused stsenaariumid on võimalikud, aga võrreldes sellega, mis huvid meie riikidel maa peal mängus on, siis ma ütleks, et läheb veel sajandeid enne, kui see kosmosest saada olev kraav muutub piisavalt oluliseks, et sellepärast, et see ületaks oma tähtsuselt riikide jaoks nende maapealsed huvid. Ja see, kas nüüd kuu peal on tähtsust, kes sinna esimesed relvad viib, ma arvan, et tegelikult praktiliselt ei ole tähtsust, sellepärast et mis kasu sellest on, kui sul on paar laserit seal kuu peal, aga tegelikult näidatakse sul koht kätte ikkagi maa peal. Ja see sinu kuu relv kaua ei seisa, kui sinu riik maa peal on löögi all. Nii et pigem ikkagi see geopoliitiline võitlus ja see, kes mida omab, pannakse paika nagu reaalpoliitika mängureeglitega ja selle kohta on üks väga hea anekdoot, kindlasti kõik olete kuulnud,
kuulnud, aga mäletate, kui siin paarkümmend aastat tagasi tuli jutuks, et mingi firma müüb, paljud firmad sealhulgas Raivo müüvad kosmilisi objekte, näiteks krunte kuu peal ja siis anekdoot ütleb, et siis meedia läks NASA käest küsima, et kuidas siis, mis teie seisukoht on sellest, et keegi müüb kuu peal krunte ja siis NASA vastus anekdoodi järgi oli selline, et väga huvitav küsimus, et me hea meelega arutaks, aga arutelu toimub koha peal. Ehk siis kellel on võimekus seal opereerida, sellel de facto on ka omand ja nii lihtne see on, ega siin ei ole vaja, ükskõik mis seaduse teed, see, kes esimesena oma kopaga seal on, see ajab selle teemandi oma tasku. Jah, ma siin natukene võib-olla täiendaks, teistpidi vaidleks vastu, me peame siin ikkagi debatti ka üleval hoidma, et me siin Aldoga leppisimegi kokku, et peab ikka vaidlema ka, et omavahel ikkagi natuke tülli minema, et korralik kaklus ikka lõpuks oleks, et kui me vaatame seda Muski satelliitide väljalülitamist nagu Ukrainas, eks ole, näiteks, et siis mina ikkagi ütleksin, et see, kes nagu täna nagu kosmos kontrollib ja sa kontrollid tegelikult ikka lokatsiooni, eks ole, kogu see raketimajandus, droonide majandus, et ma ei tea, kas sa nüüd saad need droone, eks ole, võiks öelda, et miks sa neid maa pealt lased, eks ole, mina laseks neid üldse võib-olla nagu kosmosest ülevalt alla 20 kilomeetri pealt, plõks, eks ole, laseks nad kõik, eks ole, tõmbaks need Iraani šahheedid sealt ülevalt nagu alla, eks ole, see on sul palju lähemalt, eks ole, kui sa tegelikult vaatad, nagu stratosfääri, eks ole, lased need, see palju lähemalt need kusagilt sealt 20 kildi pealt, eks ole, ülevalt lasta alla, kui sa maa pealt nagu lased, et mina oleks ikkagi vaatan, et jah, et ühtepidi nagu nõus, et ega see maa kusagil ära ei kao, aga see, kes saab kosmoses eelise ja täna juba on, eks ole, et öeldaksegi, et ka Muski kõige suurem vara on ikkagi see SpaceX, kui vaatad seda investeerimismaailma ja Starlinki puhul me tegelikult nagu näeme, et kui ta nagu välja lülitas, siis sa ei saa ka maa peal seda pidada. Kui teoreetiliselt näiteks Hiina ja USA vahel peaks sõda puhkema, et siis ma küll ei usu, et see kosmoses puutumata jääks, et tõenäoliselt hakatakse ka üksteise satelliite maha võtma, kas või geolokatsioonisüsteeme hävitama. No kui me räägime natukene kahest eri asjast, üks on see, kui me räägime kuu omandusest ja relvadest kuu peal ja teine, kui me räägime, või üldse kosmilisest lahinguväljast, aga kui me räägime kosmosest kui sõjapidamisdomeenist maapealsete lahingute jaoks, see on hoopis teistsugune küsimus ja see on juba läbi aastakümneid olnud alates siis kõigepealt kaugseire luurevõimekusest, aga ma mäletan küll, kuskilt arhiivist vaatasin briifingut USA kas kongressile või senatile kuskil 50-ndates, kus oli joonis seal arhiivis, mis näitas umbes nagu lasteaialapse joonis, et siin on ring, see on maakera, ringi ümber oli teine ring, see oli orbiit, orbiidil oli satelliit ja sealt tuli punktiir niimoodi kaarega maa peale, niimoodi lendab siis tuumapomm maa peale, kui me satelliidi pealt alla viskame. Ehk siis briifiti seda tuleviku sõja teemat ja seda, kuidas tuumarelvad siis panna orbiidile, kus nad võib ükskõik kellele siis pähe sokutada õigel hetkel. Õnneks inimkond võttis aru pähe, tehti siis kosmose rahulmeelse kasutamise kokkuleppe ja vähemalt tuumapommi kosmosesse ei saadetud, aga nüüd on kõik järgmised väljakutsed ja see Elon Muski teema jällegi, kui me läheme detaili, siis me peame jagama selle nüüd nii-öelda pool rahuaja olukorraks, nagu meil on praegu, Ukrainas on sõda, aga see on piiratud konflikt ja Venemaa rünnak, aga samas, kui me räägiks mingist maailmasõja stsenaariumist, siis Elon Muski see 20 000 satelliiti, palju ta seal lõpuks üleval on tegelikult ainult paari tuumaplahvatusega kosmoses likvideeritavad, mis tegelikult tähendab, et kui päris sõjaks läheb, siis nende mahavõtmine on peaaegu et veelgi lihtsam kui vana koolkonna militaarsatelliitide mahavõtmine. Hiljuti oli ma näen siin kohe võimalust, eks ole, peaks kohe Lockheed Martinisse investeerima, nema vist teeb kosmost nagu kõige rohkem, eks ole, kosmoses me oleme, seda on tehtud, ta ei ole nagu uus asi ja tegelikult keegi ju ei saa surma. Selles mõttes see on üsna low threshold. Ma arvan, et isegi Putin, kui ta tahab, ta võiks selle ära teha ilma mingi väga suure eskaleerumiseta, aga kosmos on haavatav selles mõttes, et seal võime igasuguseid asju näha. Aga kuidas see kiirgus üldse sealt alla tuleb, ma mõtlen, kui sa 100 kildi või seal 400 kildi peal, kus nad on, eks ole, nad vist 400 peal, eks ole, et on need pagana nüüd Muski omad, eks ole, ega ma täpselt ei tea, äkki oli 400 peal või, kus nad tiirlevad, eks ole, seal üleval, et kui sa 400 alla tuled, eks ole, see on ju päris lähedal, eks ole, huvitav, kui sa mingi tuumaplahvatuse teed, et palju see kiirgus maa peale jõuab või siis ta peab põleb seal atmosfääri. See on teoreetilise füüsika küsimus, aga tegelikult üks asi on see sama tuumapommi lõhkamine seal üleval, eks.
aga teine asi on ju tänapäeval juba tehnikaga olemas, et siit maa pealt lastakse sul laseriga satelliidid alla. Okei, jah, hulgi võtta on neid lihtsam pommiga, aga ka see Hiina viimane näide, eks, kus ta siis lasi midagi alla ja seal veel lisaks veel toimus midagi, mingi kosmose prügi vist vigastas midagi muud ja mingi selline asi, aga see võimekus on juba praegult olemas. Nii et loomulikult, kui maa peal tuleb selline suurem konflikt, loomulikult käib see ka seal üleval, eks siis meie orbiidil, me ei räägi praegu ju kuust, eks. Aga kui me ükskord kuulini jõuame, siis tõesti see, kellel on püstolit taskus, eks, see mees ruulib, eks. Nii on, ja kindlasti siia vahepeale ma tahan öelda seda, et ärme lase ennast sellest kosmosest ja sõjapidamisest liiga ära ehmatada või kaugele kanda, sest endiselt kosmose nagu suurim põlu on ikkagi olnud inimkonna inspireerimine ja Raivo suurepärased kaunid kosmosepildid. Raivo minu hinnangul on kindlasti üks Eesti parimaid, mis on siis kosmosefotograafe ja see on, kõik on selline rahumeelne asi, mis inspireerib noori õppima füüsikat, keemiat ja tehnoloogiat ja nii edasi, see on kõik see positiivne külg ja sõjapidamine on siuke ära unusta seda ütlust, et kui sa tahad rahu, siis valmistu sõjaks. Ja kõik meie tehnoloogilised uuendused, mis läbi ajaloo on tulnud, on praktiliselt tänu sellele, et kuskil on mingi konflikt ja sa pead olema veidikene parem, eks. No jah, Newton ikka ka arvutas rohkem neid ballistilisi trajektoore, eks ole, kui seda tegelikult taandub, me teame Kevlarid ja kõik muud mikrolaineahjud, mis on tulnud tänu sellele, eks 70-ndatest ja varemast ajast juba, et küllap jääb see ka edaspidi niimoodi olema, et see, et sa ellu pead jääma, pead sa ka siis midagi teistmoodi tegema, paremini tegema ja kaugemale minema, eks. Aga mida võimekamaks muutub meie tsiviilmaailm, siis on ka praegu näha selgeid muudatusi, mitte fundamentaalseid, aga muudatusi seoses ka sellega, et sõja ja konfliktist tuleb põhiline areng. Kõigepealt konflikt on juba selline muutuv ja ajalooline termin, näiteks Hiina suhtes keegi ei ütle nagu otseselt ju, et Hiina oleks NATO vaenlane või midagi sellist, korrektne termin on global competition, võistleja, mis on ka kindlasti õigem kui vaenlane mingis mõttes ja seal see competition käib enne kõike majanduslikus sfääris, mis tegelikult ka läheb hästi kokku sellega, et öeldakse, et tänapäeval innovatsioon enam ei liigu militaarist tsiviili, vaid tsiviilist militaari, lihtsalt militaarist tuleb teha doktrinaalne või kontseptsiooniline innovatsioon, mis võtab selle uue tehnilise innovatsiooni siis optimaalselt lahinguväljal kasutusse. Ma tuleks ikka selle kuukaevanduse juurde tagasi, et mina ikka sellise investori esindajana, mul on endal ka kosmoseinvesteering olemas, ma jõuan sinna, ma siin seda Jedit, see on päris hea nagu nime, eks ole, siin huvi pärast lihtsalt, et natukene olla ka ise kosmoseinvestor, aga kuna ma saan siis ikka nendesse kuukaevandustesse nagu investeerida, et meil on siin ikka spetsialistid, ma tahan teada saada, et et kuna mul see võimaldus tekib või et mis keegi arvab, eks ole. Kui me praegu ise asutaks ettevõtte, mille eesmärk on hakata kuul midagi kaevandama, et see teoreetiliselt iga pikk teekond saab alguse ju, jah, et iga pikk teekond saab alguse sellest, et mingid inimesed sõlmivad kokkuleppe ja alustavad midagi, eks ole. Et mis sammud siin peaks tegema, et kui me nüüd täna otsustaks hakata kuul midagi kaevandama, siis mis me selleks tegema peaksime? Väga lihtne, see on, nagu sa ütled, saavad inimeste algatusest, tegelikult see saab alguse esimesest sammust. Esimene samm on see, et sa lähed oma sõprade juurde, tarkade inimeste juurde ja räägid neile oma idee ära, eks. Siis sa küsid, et mehed, andke raha, eks. Raha ei ole, siis sa pead selle raha leidma ja kui sul on raha leitud, siis sa leiad ka tehnoloogia või arendad selle välja ja lõpuks siis 35. aastal lööd kopa seal kuusse siis. Et see käik on umbes samasugune, aga sa pead tegema läbi erinevad etapid, et jõuda selle hetkeni, kuni sa saad kaevandama. No senine Eesti kõige suurem saavutus kosmose valdkonnas on S-Cube'i satelliit-tudengi satelliidiks võib seda vist nimetada. Et mõnes mõttes sarnane teekond, et nagu orbiidile jõudsite, et sealt järgmine samm oleks võib-olla jõuda siis mingisuguse kunstliku tehiskaaslasega kuule ja siis järgmisena asuda seda kaevandama. Et Mart, sina olid S-Cube'i taga, et kui, ütleme, Eesti on ikkagi maailma mõistes maru väike maa, eks ole, et kuivõrd reaalne on, et me nagu siit suudaksime midagi sellist ette võtta, et näiteks panna kuul kaevandus püsti?
Eesti teadlased ja noored ettevõtjad on näidanud läbi aastakümnete seda, et Eestist on võimalik kõike teha maailma tipptasemel senikaua, kuni me hoiame oma fookuse terava ja leiame oma niši, nagu massiga me lüüa ei saa, aga meie oleme nagu põlevkivi kuu pealt. Nagu öeldakse, me oleme nagu kiirkaater versus tanker. Kui on vaja kiiret innovatsiooni, kiiret muutust, siis kiirkaater opereerib kiiresti, aga kui see tanker ükskord ennast ära keerab, ega siis kiirkaatriga taga ei võistle. Nii et siin me peamegi otsima neid kiirelt manööverdamisvõimalusi, kui ma korra minna ajas tagasi, minu kosmose tegevuse aja jooksul, siis ütlen 15 aastat oli selline hästi tugev New Space entusiasm. Kõik arvasid, et palju startup'e algatati, see asteroidi kaevandamine, kuu peal kaevandamine, muud sellised teemad, aga see entusiasm mingi 10 aasta jooksul ei toonud ühtegi konkreetset kaevandusoperatsiooni kuskil konkreetse asteroidi peal ja sai järjest rohkem selgeks, et mis siis, et protsessorid on väiksed ja arvutusvõimekus suurem, kuupsatelliidid lendavad, ikkagi võtab veel aastakümneid investeeringuid ja keerulist tehnoloogiat aega enne, kui päriselt me midagi nagu kaevandama saame hakata. Ja praegu ma ütleks, on siis selline nagu siuke pragmaatilisem, jälle natukene entusiasmi madalam punkt, aga on endiselt selline kindlus ja usk, et see on kõik tehtav, eriti tänu sellele, et kosmosesse lend oma hinna poolest ei ole enam selline barjäär, nagu ta varem oli. Nojah, mina alustaks ka võib-olla siit natuke teisest otsast, et kas üldse see erarahaga on nagu tehtav. Ja kui praegu vaadata, ma võtsin siis statistikaga välja, siis 21. aastal olid erainvesteeringud kosmosesse, ütleme 10 miljardit, NASA selle aasta eelarve on kusagil 25 miljardit, USA $. Aga kui me ütleme, et palju on erainvesteeringud näiteks aastaks 2040, siis arvatakse, et see on nagu triljon. Ehk siis sisuliselt meil tuleb nagu 2 nulli juurde või isegi nagu rohkem. Et need erainvesteeringud tulevad ja täna ju sisuliselt, et Muski käes on ütleme selle kosmosetranspordi nagu monopol, et siis keegi talle seda väga pahaks ei pane, et kui vanasti oli see, et see oli nagu riike vaja, eks ole, kui me küsime, sinu küsimus on nagu see, et okei, eks ole, et kas Eesti või midagi taolist, aga kui me oleme nüüd riigi agnostilised, et meil ei ole enam selle kosmose jaoks riike vaja, me saame seda erainvesteeringutega teha, siis sa võid ju Eestis teha mingi holdingu, korjad raha kokku, eks ole, paned, aga et me asutame täna siin me asutame teiega härrased firma, mis on globaalne firma, et peakorter on küll Tallinnas Vana-Lõuna tänaval siin, aga põhimõtteliselt tal on nagu tegevus üle maailma ja me kaasame sinna parimaid tegijaid, et siis iseenesest see ei pea olema nagu sa ütlesid, riigi keskne, et see võib olla nagu globaalne ettevõte, kuhu on kaasatud erakapitali üle maailma, et meil pole riiklikku raha sinna vaja. Nojah, et kui sa tänaseid neid jõukureid vaatad, mis minu jaoks on väga hea, et me oleme umbes sama põlvkonna inimesed, ütleme, et Bezos, Musk, eks ole, nad on kõik umbes 50-ndates ja Gates, eks ole, Gates on vist natuke vanem, Gates on äkki 60 või? Gates on vist 60 kopkatega, aga Bezos peaks olema 50-ndates, Musk on kindlasti 50 või 52 või 3 või midagi, ta oli 71 sündinud, midagi sellist, et siis need inimesed, kellel on raha, et täna need investeerivad seda kosmosesse, et see on esimest korda nagu näha, et minu jaoks nii positiivne, et need inimesed tegelikult teevad ka midagi, et kui küsida, et see on nagu mingit rohejuttu või inimesed, kes kosmosesse panevad, mul on ikkagi nende inimeste vastu väga suur respekt, eks ole, et nad panevad oma palju raha, eks ole, Branson ka, eks ole, sul on see Bransoni pileti teema, eks ole, et kui sa ütled siin, et see madalseis on ja nii lihtsalt sinna üles ei lähe, siis täpselt nii ongi. Kui Branson alustas oma galaktikuga pihta, siis ta lubas ju algul kohe, et 2-3 aasta pärast on esimesed lennud, eks, ja see oli aastal 2006, 2007, 2008. Ja kus me oleme jõudnud? Me oleme 23. aastas, kus siis on nüüd lõpuks esimesed 6 lendu tehtud, jätkatakse 1 lend 6, iga lennuga läheb üles 3 kosmoseturisti ja seda jätkatakse kuni järgmise kevadini, millal kogu see asi jällegi seisma pannakse ja keskendutakse uue laevastiku peale, mida nimetatakse delta laevastikuks nendeks. Ja selle eesmärk on siis kõike seda sama asja teha, aga massiliselt. Mis tähendab, et umbes 12-kordse võimenduse juurde jõutakse, kui praegu läheb 3 inimest 6 ülesse, siis teoreetiliselt 25. aastaks, kui see delta asi avatakse, delta laevastik, siis peaks see olema siis 450 inimest 6, eks. Ja lisaks veel Euroopas, nad tahavad ühte kosmodroomi praktilised, et mis su enda piletist sai või said raha tagasi või saanud või? Ei, ma olen ju ärimeseks, nii et ma ostsin nii-öelda optsiooni. Okay, sa said odavalt cheap solution, eks ole.
10% võimalus lunastada siis, kui lennuks läheb, pilet välja, eks, vana hinnaga, nii et kui tänapäeval on hind $500 000 juba, siis minu jaoks on hind ikkagi veel 200 000. Sa saaks edasi ka müüa seda. Siis 20 000. Ma saan selle 20 000 optsiooni kellelegi edasi müüa 300 000 ja ta on ikkagi plussis, eks. Aga palju ta sinna alla toob, kui sa ütled, et 500 on praegu, eks ole, mis siis järgmisest 25. läheb alla siis või? Siis on mingi 50 000 või nad räägivad, et et see peaks muutuma päris nagu odavaks, et peaks küll, ma tean mingi 10 000 või 1000 või küllap ta muutub, eks samamoodi nagu sa vaatad esimest plasmatelekat, mis maksis 300 000 krooni, eks kui mina ostsin 5 aastat hiljem, maksis ta juba 50 000 krooni ja tänapäeval plasmatelekaid enam vist ei tehtagi, aga igagi vähegi normaalne 65-tolline telekas on 100 eurot vähemalt, eks, või 100-200 eurot. Et küllap läheb sealgi see asi, aga jällegi seesama sinu jutt, Mart, et see innovatsioon ja et sinna jõuda, selleks on vaja nii kuradi palju tööd teha, see asi ei ole, et 2 aasta pärast. Ja seda, Bransoni puhul räägiti seda ju iga aasta, 2 aasta pärast hakkab. Aga Bransoni ja Muski vahel on nagu vahe ka, mina seda Muski asja ei tea, aga mina arvates ta need raketid, eks ole, ta tegi ikkagi mingi 5 aastaga ära või midagi sellist, et igal juhul ma parandaks väikse fakti vea, Muskil ei ole monopoli, ta on monopolist väga kaugel, on neid praegu lihtsalt järjest rohkem tuleb mängijaid, kes oma rakette kosmosesse saadavad, sealhulgas riigid, tegelikult riikidest vist Hiina on üldse kõige suurem raketilennutaja oli eelmine aasta, kui me ütleme kommertslende kõrvale jätame, ühesõnaga tegijaid on palju. Aga sellest arengukiirusest, et kui vaadata sellist kosmose vallutamise ajajoont, siis tegelikult esimesest tehiskaaslasest Sputnikust kuni esimese inimeseni Kuul läks 12 aastat. Et see oli ülikiire areng ja seda arengut tiivustas USA ja Nõukogude Liidu omavaheline rivaalitsemine. Ja see oli mõlema jaoks nagu põhimõtteliselt uhkuse küsimus, et sinna pandi hullu raha sisse ja nii-öelda riiklikul tasemel see oli absoluutne prioriteet. Ja põhimõtteliselt see lõppes nagu Kuu missiooniga ära ja pärast seda on arengud olnud sellised, ütleme evolutsioonilised, mitte revolutsioonilised, et on kosmosesüstikud, on orbitaaljaamad ja muud sellised asjad, aga sellist suurt dramaatilist läbimurret pole olnud. Et miks see nii on, et miks me nüüd alates 69. aastast kuni praeguseni ei ole näinud ühtegi sellist väga dramaatilist sündmust, uue planeedi vallutamist või midagi muud sarnast? Sellepärast, et raha ei jätku. Aga raha trükitakse ju kogu aeg juurde. Nagu sa ise ütlesid, kui palju see läks maksma tookord, et see oli lihtsalt kohutav. Ma neid numbreid peast ei mäleta, küllap sa saad arvutist vaadata sõltuvalt või võrrelduna tänapäevaga, aga see lõpuks pandi ka raha puudusel seisma ja kui sa mõtled, et sa tahaksid Kuule kaevandust teha, siis NASA 25 miljardiga ei tee sa mingit kaevandust sinna, eks. Et hakkame rääkima 100 ja 100 miljardist ja 257 miljardit on inflatsiooniga kohandatud Apollo projekti maksumus. Ja praegult oli, mis sa ütlesid, NASA 25 miljardit. 25 miljardit, see on mina, selle aasta eelarve, see on 10 korda, kogu Apollo projekti maksumus, 10 aasta eelarve, aga ma võib-olla täiendaksin nagu Raivot, et minu interpretatsioon on nagu selline, et ühtepidi ta on nagu raha küsimus, aga teine asi on see, et me ei suuda seda, ütleme, et kui vaadata majandusteooria ütleb seda, et ikkagi, et meil tootlikkus järjest väheneb ja eks ole, selle tootlikkuse vähenemise vastu tuleb meil tehnoloogia areng. Ja tehnoloogia areng suudab meil seda tootlikkuse vähenemise kõverat nagu enam-vähem mõistlikuna hoida. Mitte, eks ole, ta ei aita nagu kaasa, ehk siis me ei suuda seda raha, me peame järjest rohkem investeerima sellest, et järjest marginaalsemaid nagu saavutusi tegema ja miks, eks ole, see teadus meil nagu selle tootlikkuse kasvu nagu ei jõua. Siin jälle nüüd oodatakse seda tehisintellektist, eks ole, aga counterargument selle majanduslik vastuargument on nagu see, et see tehisintellekt võib-olla suudab ainult meile seda tänast, eks ole, elatustaset garanteerida, mitte ta ei anna meile midagi juurde, vaid, eks ole, see on nüüd järgmine tehnoloogiline hüpe, mis lubab meil, eks ole, enam-vähem niimoodi samamoodi nagu edasi tiksuda. Aga ikkagi see ambitsioon, et raha ju saab juurde trükkida, raha ei ole kuskile kadunud ja vaadata, kui palju raha kulutatakse mingite muude asjade peale, siis see 257 miljardit Apollo projekti jaoks ei tundu võimatu summa olevat, et kus see ambitsioon jäi? Ma segan sellele vahele, et raha trükitakse juurde, siis järelikult kõik meie probleemid on lahendatavad ju.
no vahepeal trükime lihtsalt lõputu hulk raha juurde. Vahepeal nii oligi ju. See lõppes ära, see saab mingi hetk kesta, aga lõpuks, kus sa selle kogu energia saad ja mis on raha väljendus, energia, see tuleb päikeselt. Siin ma jällegi paneks sellise majandusteadlasena, ma panen selle jälle majandusteadlastega konteksti ja meile kuulasin seda Michael Pence'i, kes on välja andnud raamatu koos Arianiga selle Permacrisis ja tema argument on see, et me oleme jõudnud sellised demand constraint majanduses, supply constraint majandusse. Ehk siis tegelikult me selle rahatrükiga enam neid probleeme ära ei lahenda, kui vanasti oli see, et sul oli nõudlus oli probleem ja kui sul on nõudluse probleem, sa saad nagu raha juurde saata, eks ole, eks ole, sa inimestele külvad raha, eks ole, nad ostavad midagi, aga kui sul on supply constraint, siis enam see nagu ei tööta. Mina olen seda usku, et raha leiab, kui on soov. Ja Mart, ma sinu käest üritan välja pressida seda, et kus see ambitsioon kadus, kus kadus ära riikide ambitsioon teha selliseid suuri asju, nagu oli näiteks president Kennedy'l, kui ta ütles, et me sajandi või 10. lõpuks viime inimese kuule ja toome ta elusana tagasi. Ja ütles veel hästi, et me ei tee seda sellepärast, et me peaksime seda tegema, aga me oleme uudishimulikud ja me tahame seda teha. Jah, ilusad not because soovid. It is easy, but because it is hard. Just. Ja siis olid geopoliitilised mõjud ja mis tegelikult panid, ütleme, inimesed suhteliselt on ju, inimesed on suhteliselt rumalad nagu poliitiliselt ja need otsused, mis me teeme, põletame raha, saastame loodust ja nii edasi, aga vahest mingisugused tingimused, nagu näiteks see külm sõda, suunasid ka inimkonna sellise positiivse suuna peale, tehnoloogia arenduse peale, millest tuli siis meie võimekus kuule jõuda. Miks kuule minek oli tark tegu, mitte rumal tegu, on kõige suuremas pildis minu jaoks see, et üks fundamentaalsetest ohtudest inimkonna jaoks on ikkagi kosmiline külaline, asteroidi kokkupõrge maaga, elu hävinemine maa peal, ja oleks väga vastutustundetu mitte tehnoloogiatesse investeerida, mis võimaldaks sellise ohuga tegeleda, isegi kui see juhtub 1000 aasta pärast. Aga võib-olla selle tehnoloogia väljaarendamine võtabki 1000 aastat, ehk siis iga põlvkond peaks andma oma panuse, et selliste fundamentaalsete ohtude vastu sõdida. See on nüüd niisugune nagu kõige kaugele vaatavam põhjus, miks kõik need sammud, esimene inimene kosmoses, esimene inimene kuu peal on tähtsad. Siis peale seda oli poliitiline madalseis, see ei olnud enam see kuuma teemat, külmsõda polnud ka enam nii kuum, ja siis jõudsime tegelikult stabiilse arengufaasi, nagu ikka majanduses käib see kõver, et kõigepealt on mingi piik, aga siis tuleb stabiilne areng. Kosmosesüstik oli väga suur areng. Hubble'i teleskoop oli tohutu samm edasi. Sealt edasi ISS, rahvusvaheline kosmoselaev, oli tohutu samm edasi. Aga ei saa väita küll, et viimase 20 aasta jooksul olnud arengud oleks tähelepanuta jäänud, kui me ikka vaatame seda korduvkasutatavat kanderaketti SpaceXi poolt. No see oli küll asi, mida ma vaatasin korduvalt üle ja üle, kuidas need kiirendid ise oma tarkusega sinna parve peale laskusid, sest see illustreeris tegelikult. See tundub lihtne tavainimesele võib-olla, aga see on tohutu tehnoloogiline revolutsioon. Ja sealt edasi, kui me räägime GPS-ist, räägime Starlinki satelliitsidest, need on sellised asjad, mida me võib-olla ei taju. GPS kas või, see on puhas kosmos ja kui tohutult see igapäevaelu, kõigi inimeste igapäevaelu palju abielusid see on koos hoidnud, eks? Keegi peab kaarti vaatama. Ja kui palju siis Starlink tegelikult mõjutab meie Internet of Things, ise sõitvad autosid, meretransport tulevikus, nagu igas punktis me oleme võrgus. See hüpe on lihtsalt selline evolutsiooniline, aga seda suurema mõjuga see kõik on. No ta ei ole nii dramaatiline, ma olen aru saanud, et James Webbi kosmoseteleskoop on nagu tänases maailmas kõige keerulisem tehnoloogiline asi, mis on tehtud. Ma käisin seal tehases, kui seda tehti ja sellest on nüüd 2009 vist, nii et aastaid tagasi juba. Ja see oli väga selline high-tech värk, nii et pidi tõesti panema kõik need valged asjad selga ja maskid ette ja siis läbi klaasi näidati, kuidas nad siis masinad lihvivad sul neid peegleid, eks. Et täielik ulme, eks oli juba tollel ajal ja nüüd mis ta seal üleval teeb. No, jah, selle koha ma ei saa jätta jälle kõrvale järgmist anekdootlikku lugu rääkides puhasruumidest. Ärge seda kellegile kõva häälega rääkida, eks ole, hoiame selle oma vahelisest väikses kuulajate seltskonnas, kuidas S-Cube 1 oli siis Prantsuse Guajanas puhasruumis pandi valmis teda kosmosesse lendamiseks ja puhasruumis kõik mütsid, sussid, kiled seljas,
ainult see väike probleem oli, sipelgad olid seina siis augu närinud ja panid mööda puhasruumi laborit siia-sinna siuh-säuh, ehk siis see mütsi ja selle puhasruumi tähtsus on selline. Aga ma tuleks, ma vastaks ka su küsimusele, et miks see kosmos või ütleme, et on ära kadunud, jah, et võib-olla te ole ära kadunud, aga ütleme, et on erinevaid teooriaid, eks ole, et on külm sõda, osadest rääkisid raha ja kõik kallis, aga ka väga suured tsüklilised teooriad, mis öeldaksegi, et sul on nagu selline fundamentaalanalüüs, eks ole, siis see fundamentaalanalüüs annab sulle, või fundamentaaluuringud, eks ole, et annavad mingid tulemused senikaua, kuni see jõuab, eks ole, kas või elektri kasutuselevõtt läheb aega, eks ole, siis tekib uus tsükkel, eks ole, et meeldib see meile või mitte, et aga mingid tsüklid on ikkagi puhas nagu mood, eks ole, sul on kosmosmoos, et moes, siis tulevad inimesed peale, eks ole, et noored tulevad, tahavad õppida, siis ühel hetkel ta võib olla nii atraktiivne, et võimalused kaovad ära, ta muutub selliseks igapäevaseks, igavaks, aga samas, eks ole, et see loob selle pinnase ja järgmisteks asjadeks, eks ole, poliitikas on see väga teada, et sa tüdined, inimesed lihtsalt nagu tüdinevad, eks ole, see on nagu paratamatu. Jälle huumorinurga aeg, ehk siis kui me räägime investeerimisest kosmosesektorisse, siis kosmose inimeste hulgas on levinud siuke nali, mis on tegelikult tulnud lennundussektorist, ehk siis kuidas saada miljonäriks kosmosetööstuses, alusta miljardärina. ja see illustreerib üsna palju selliseid, ma arvan, et teine nali oli, et võta naine. Ma ei tea, kas see on nüüd kohatu nali või ei ole, aga niimoodi. Okay. Sellega sealt edasi nüüd ma arvan, et see rakendub valdavalt sellise avakosmosesse suunatud tegevuse puhul siiamaani, välja arvatud siis mõned suunad, kes nagu näiteks nüüd praegu kuuprogrammid NASA-ga koostöös ja tuletan meelde, hästi palju avaliku NASA raha läheb selle rakendamisse, see ei ole nii, et erainvestorid suudaks seda kõik ülal pidada, nad investeerivad sellepärast, et NASA käest saavad raha, avaliku sektori raha tagasi sinna SpaceXi. Aga nüüd kosmosest rääkides me peame ära eristama ikkagi need kaks poolt, üks on see downstream, see, mis sealt kosmosest maa peal igapäeva kasuna tuleb ja siis teine, mis me seal kosmoses teeme ja nüüd see maa peal igapäevane kasu, selles sektoris on küll väga kasulikke ärimudeleid, seal ka Eesti ettevõtted, noored ettevõtted aktiivselt tegutsevad kaugseireteenuste arendamises, seal on potentsiaali tohutult ja ma arvan, ma isegi olen investeerinud siin väikesesse Eesti ettevõttesse, kes plaanib siis mõõta ära kogu biomassi üle kogu maailma globaalselt ja teha seda 2 korda nädalas, ehk siis mingid asjad, kus on tegelikult tohutu potentsiaal, need on ka Eestis võimalik teha. Jah, nüüd võiks nagu investeeringute juurde minna, et siin Ando palus mul ka natukene vaadata, et kuidas need kosmoseinvesteeringud töötavad, aga ma räägin ka siis ühe loo ära, mis on sellest Marshallist ja räägib siis Strelkast ja Belkast, eks ole, et kes Strelka oli siis need, kes maa peale tagasi tulevad ja Strelka oli siis Vene koerad, eks ole, et tal olid siis mõned need kutsikad ja siis Hruštšov kingis ühe kutsika siis Kennedyle ja eks ole, siis Kennedy koer ja see Pušinka oli siis Strelka kutsikas, eks ole, need said omavahel sõbraks ja nendel sündisid siis omakorda uued kutsikad ja siis Kennedy kutsus neid pupnikuteks, nagu Sputniku pealt, eks papi ja eks ole Sputnik, eks ole, kokku oli pupnik, eks ole, sellised päris huvitav lugu ka nendest koertest, et ma tean, et see Strelka järeltulijad, eks ole, ja Laika vist ei tulnud elusana tagasi, aga Strelka tuli vist elusana tagasi, Strelka ja Belka tulid mõlemad kuna meil siin niisugune huumorinurk on, siis võib-olla ajaloost mäletate ja kuidas nimetati ameeriklaste esimest Sputnikut, kui venelased tegid oma salaja, nagu ikka Venemaal tavaks salaja lendas ja kui oli edukalt orbiidil, siis anti teada, kui ameeriklased tegid ameeriklaste omaselt suure show ja siis kaamerate ees see rakett plahvatas, kukkus külili ja satelliit veeres, nagu räägitakse, veeres sinna kaamerate ette nukralt piiksuma ja ajakirja pealkirjades nimetati seda kaputnikuks. Aga nüüd on õige aeg natukene nagu külma vett, eks ole, pangega vist pähe kallata, eks ole, et siin Ando palus mul vaadata, et kuidas need kosmoseinvesteeringud teevad ja siis täna käisin nagu läbi, vaatasin mingi nimekirja, ma kõike hõlmavat sellist tööd ei jõudnud teha, aga seal ikkagi väga paljud on lausa kukkunud 10 korda. Et 1-0 on nagu tagant ära kadunud selle aasta jooksul, et kui aasta alguses olid seal, ütleme, et oli sul 100 ühikut, siis oli see aktsiahind, siis tänaseks on järgi jäänud 10, et ma loodan, et Raivo on nüüd, eks ole, et investeerinud ja siis ma saan Raivo käest kuulata, eks ole, et seda ei, mul on ainult Hortoni aktsiaid olnud, nii et ma ei ole kuskile mujale seda raha pannud ja tegelikult jällegi on see loogiline, eks, et kogu see nii-öelda maailma majandus ja see pool, millest sa siin räägid, rahatrükk ja kõik muud, eks, et see teeb oma töö, aga kui me ikkagi vaatame pikaajalist graafikut, siis ta käib all ära ja tuleb jälle üles tagasi. Et see on kõik on ajutine meie jaoks. Täpselt jah, et aasta algusest on see pilt on nagu suhteliselt kurb, eks ole, see nagu viitaks, et investorite usk on kadunud, samal
vaadata, mina ostsin ka oma selle Jedi ostsin 6 aega tagasi, ta mul nagu plussis, eks ole, täpselt see sama asi, et kui vaatad pikaajalist perspektiivi viimast kuud, et eks ta tuleb üles tagasi. Sa ju pead investorina teadma, et kui sa Jedi ostsid, siis sa pead tegema seda järgmised 50 aastat iga kuu, eks, ja ainult ostma. Ja force trust you must, ma usun force, eks ole, force trust you must. Raivo... Vei selle valgusmõõgaga ja siis istun sinna maha. Raivo, sa ütlesid, et sul on nüüd ühed kosmosetehnoloogia ettevõtte aktsiad, et on olnud praegult, hetkel ei ole ühtegi. Hetkel ei ole ühtegi, aga mis sinu vaade on, et kas kosmosetehnoloogia, ütleme, eraldi just selle valdkonna ettevõtted vaadates, et mis see perspektiiv seal on? No mis see perspektiiv on? No täpselt siis ongi, et kuni me jõuame sinna ülesse, kus me saame kopa nagu kuu sisse lüüa, siis see perspektiiv on nagu väga vinge ja 50-aastases vaatevinklis, nagu ma äsja ütlesin, et peaks nagu iga päev ostma seda asja, eks. Aga me ei tea, kes 50 aasta pärast alles on. Ei, sa ei tea, mis hommegi juhtub, et sa ei saa niimoodi võtta, et ei tea, kas ma peaksin ostma omale uue maja või korteri, aga ei, hinnad on kõrged, ma ootan veel, eks. Ja siis sa jäädki ootama, eks, seda aega. Et sellist asja, see on nagu see inimlik soov, et keegi lahendaks sinu eest probleemi, ütle mulle, mis homme juhtub, eks. Et see on see, et parim hetk oli eile ja järgmiselt paremuselt hetk on täna, eks ole. Ja kui sa homme alustad, siis ei ole ka veel hüüa, eks. Nii et see on pikas perspektiivis, on see nii või naa me sinna liigume, nii või naa me jõuame, juhul kui eks kuskil seda hullu ei ole, kes maailma õhku laseb vahepeal, eks, või siis 100 aasta pärast, kui tõesti enam see nii-öelda bilanss on juba nii paigast ära läinud. Sellise vahekokkuvõtte võib vist küll teha, et seda me võime suhteliselt kindlalt väita, et kosmose vastu huvi ära ei kao, et ei juhtu seda, et mingi 30 või 50 aasta pärast inimesed käivad ringi nina maas, taevasse ei vaata, et veidi huvita üldse, mis seal üleval on. No, sa ei ole vist Look Up filmi näinud. Või siis, kui me just päris ideokraatiasse ei jõua, eks nii, et ei, olen kusjuures seda filmi näinud küll, et see on väga filmisoovitus, et kuigi see teooria jälle ütleb, et sul on juba nii see atmosfäär on nii saastunud, et sa ei näegi, eks ole, et kui see tegelikult esimene seal 3000 või 5000 aastat tagasi, kui Babylonis vaadati, et siis nägi ikka palju paremini, eks ole, et öeldakse, aga et veel kord, et täienduseks ka Raivole, et ikkagi Muski puhul ka, mul ei ole seda datat ees, aga arvatakse, et see SpaceX ja kogu see Starlink on ikkagi väga palju rohkem tal väärt, eks ole, kui see kogu, ütleme, Teslandus. Ma ei tea, milline hinnaliping peaks vaatama, sinna nagu külge pannakse, aga hinnatakse ja ega ma ei usu ka, et Bezos ja teised, eks ole, Gates seda päris altruismist nagu teevad, eks ole, ju nad ikkagi tajuvad seal mingit äri, et et see nagu päris hea tegevus ka ei ole ja Muski puhul ta ilmselt juba nagu ilmselt, eks ole, ta suudab seda kuidagi monetiseerida. Bezose inimesed jõudsid isegi minuni välja ja tahtsid mind enda juurde saada, nii et wow, eks ole, nagu palju pakuti. No ma küsisin, aga nad ei tahtnud seda nagu kõva häälega öelda, eks, ja siis nagu ikka, et anna oma krediitkaardi number, esimene kuu on tasuta, eks. No selles mõttes, et algul on kõik tasuta, eks, aga pärast siis hakatakse maha võtma, eks. Kuidagi see kukkus lõpuks ära, aga nagu sa ütlesid, et keegi ei tee seda heategevusest, eks. Üks osa inimestest teeb alati head, aga teine osa inimestest on ettevõtjad, eks, kes üritavad nagu maksimeerida ja kasumit teenida. Aga nad suudavad ka need riske taluda, et see on nagu riskantne. Loomulikult suudavad, jah. No kui Nõukogude Liit ja USA vaheline rivaliteet oli see, mis selle suure kosmose arengu käivitas, siis nüüd on tulnud uusi huvitavaid mängijaid siia ja tegelikult Kuu missioonidest rääkides oli hiljuti, täpsemalt siis augustis, selline põnev lugu, et 1 nädala jooksul oli 2 uudist paaripäevase vahega. Üks uudis oli see, et Vene kuukaaslane kukkus Kuu lõunapooluse läheduses puruks ja paar päeva hiljem India Chandrayaan maandus edukalt, mis viis India siis nagu ütleme India prestiiži üles, et Mart, kuidas sellega täna on, et kas mingi uus vastasseis siis need Aasia suurriigid Hiina ja India versus, ma ei tea, siis Venemaa, Euroopa ja USA, et kas see ka võiks innustada sellist 50-ndate, 60-ndate aastate sarnast kosmose sellist sprinti või praegu nii terav see olukord ei ole? Ma arvan, et see global competition on märksõna, globaalne võistlus ja see võistlus ennekõike siis majandussfäärides on see, mis ruulib
ja India puhul või Hiina puhul ka see on oluline komponent seal, see tehnoloogialise võimekuse demonstreerimine kandub üles ka näiteks nende igapäevavidinate usaldusväärsusesse. Et kui oskad juba raketti ehitada, küll sa saad siis ka tolmuimega hakkama ja muud sellised asjad, aga üks asi, mis on täiesti selge, on see, et meil ei ole mingit mõtet rääkida Venemaast kui kosmose superpowerist või suurvõimust. Kes sellest räägib, ta elab mingis 60ndates aastates, kui see tõesti nii oli, praegu, kas see sama kuu süsteem ju põhines 60ndate tehnoloogial. Venemaal ei ole innovatsioonivõimekust enam, me näeme sügavat kukkumist ja kraavi nende ees, kust nad välja tulevad, ma ei tea, 50 aasta pärast, mitte varem, sest nad ainult kütavad ahu alla, põletavad oma ressursse sõjapidamise peale ja see ei inspireeri kuidagi nende kosmose arengut. Kümmekond aastat tagasi ma käisin ühel kursusel rahvusvahelises kosmoseülikoolis ja üks Venemaalt pärit professor ütles, et sa vaata Venemaal ringi, sa ei näe mitte ühtegi keskealist kosmoseteadlast. Kõik on kas 80ndates või 20ndates, sest kõik, kes vähegi tegijad on, töötavad NASAs või mujal välismaal. Kui sa 20ndates on. Nii et see veel kord, Venemaa kanname maha, sealt ei tule mingit innovatsiooni, nad lihtsalt veel kord Putini rõõmuks kogu maailmale näitasid, mis on nende reaalne tegelik seis ja niipea kui rahvusvaheline kosmosejaam pillid kotti paneb siin 10. lõpus, siis muutub see väga ilmseks, mis nende võimetus on. Aga mina tahaksin ikkagi edasi kangutada nagu natukene, et me sellest kuust ja kõigest nagu rääkisime, aga me ei ole nagu üldse ikkagi Marsist rääkinud, eks ole, niimoodi, et ma tean, mis need viimased plaanid on, eks ole, Muskin ütleb, et mingi plaan oli nagu 30, on seal esimene oleks loogiline mõelda, et kes esimesena siis selle inimese sinna Marsi peale nagu paneb, eks ole, et siis tuleb tagasi, ma saan aru, et seal on 3 roverit praegu, eks ole, 2 on siis NASA omad ja 1 on siis Shung või mis iganes oli hiinlaste oma, eks ole, kes seal ringi tiirutavad, aga kellegi on nagu mingeid arvamusi, eks ole, et kas me peaks sinna minema ja kes esimesena jõuab ja on see riik või on see hoopis, eks ole, et erasektori algatus? See on täitsa vale küsimus ju, et kas me peaksime sinna minema, eks nagu sa ütlesid ka, eks, et vaadates meie enda eksistentsi siin maakera peal, siis on selge, et küsimus ei ole, et kas see juhtub, vaid millal see juhtub, eks. Üks asi on meil süsinikubilanss, teine asi on asteroidid, mis meid ähvardavad ja kolmas asi, mille vastu ka Hawkins hoiatas, et kui te kuulete signaali ülevalt, siis ärge vastake, tulevad kohe, eks. Nii et see on täiesti selles mõttes vale küsimus, mitte halustavalt, arvamusi on erinevaid. Loomulikult me jõuame sinna, sinna ei ole midagi parata, see on sama paratamatu, nagu on vananemine, või see on sama paratamatu, et mida kauem me elame, seda rikkamaks me saame, eks. Nii et aga kui me ei suuda siin maa peal hakkama saada kõige lihtsamate asjadega, naabriga rahus elada. See inimsuhted on väga raske probleem, olgu see naaberriik või naaber üle aia, eks, ja kui äkki Marsi peal on lihtsam, eks ole. Kui Peeter Võsa veel seal aia vahel siis nagu juhendab neid, kuidas nad sitta üksteisele kraevajale viskavad, siis loomulikult ega sellega väga kaugele ei jõua. Ja siit me jõuame selle hariduse ja teadmiste ja kõigi muude asjade juurde. Okei, aga et siis Raivo oli nagu selline väga positiivne, et Mart, äkki sa oled skeptik või oled sa sama positiivne nagu Raivo? Ma arvan, et kõik kosmoseinimesed on oma olemuselt positiivsed ja unistavad paradiisist maa peal helgest tulevikust. Kui nad sealjuures ka tegusid teevad, siis selle positiivsuse lisaks peab olema ka suur annus pragmaatilisust, ehk siis me unistusele lisaks peame ka välja pakkuma mingid praktilised sammud, kuidas sinna unistuseni üks päev jõuda. Ja siin eetilise külje pealt ma lihtsalt ütleks, et meil ei ole inimkonnana tegelikult eetiliselt moraalset õigust minna koloniseerima kosmost. Koloniseerimisest rääkimata meil ei ole ka eetiliselt õige sinna minna seni kaua, kuni me maa peal pole oma kodu korda teinud. Sest me võtame kõik oma probleemid kaasa, see ei ole, Marsile minek ei ole mingi lahendus ühelegi probleemile maa peal. Kas see, et Columbus Ameerikasse läks ja samal ajal lahendatud kogu keskaegset kriisi siin Euroopas, et ma vaidlen sellele vastu. Columbus viis kõik meie keskaegsed Euroopa probleemid Ameerikasse. Selles mõttes nagu jamad kordistasid, et ma arvan, et sa ei vaielnud mulle vastu. Mida mina mõtlen, ma ei ütle, et me ei peaks kosmoses arendus
arendusse panustama, me peame arendama, aga me peaks nagu mentaalselt aru saama, et see ei lahenda ühtegi meie sotsiaalühiskondlikku probleemi, see võib lahendada ära selle asteroidi kõrvale juhtimise, aga kui meil on maa peal kõik nagu nii tuksis, kui tuksis saab olla, siis tulgu parem see asteroid ja hävitagu meid ära, sest see ellujäämine ei ole nagu väga pika perspektiiviga asi. Sotsiaalmajanduslikke probleeme või siis naabrite vahelisi probleeme taanduda innovatsioonile. Et kurat, ma olen selle vennaga tülis ja ma ei tee rohkem seda inseneritööd ja ma ei mõtle välja selleks, et ma pean kõigepealt temaga probleemid lahendama. Et see ei tööta ju niimoodi, need probleemid on ja jäävad lõpuni, nad olid algusest peale, kuni esimest korda keegi andis kiviga pähe teisele. Ma arvan, et me räägime erinevatest asjadest. Küsimus on selles, et suur osa inimkonnast näiteks ütleks, ma ütleks, arvestatav protsent ütleks, et meie maksumaksjana ei peaks kosmoseasjadesse investeerima, sest sellepärast, et meie ühiskonnas on palju suuremaid väljakutseid, kui on kosmose teema. Ja mida mina tahan öelda, et see on kõik õige. Et kui me räägime kosmosest ja kosmosearendustest ja kosmosesse minekust, siis ega samal ajal tuleb ka maa peal seda asjad ära lahendada, et see ei ole nagu üks või teine. Ja, aga see toimub kogu aeg, ei ole ju niimoodi, et kosmoseuuring on nüüd tasakaalust välja läinud. Ma saan sinust aru ja selles mõttes ei taha kuidagi sinu mõtteid halvustada, aga need asjad toimuvad kõik paralleelselt. Me proovime siin oma kuradi asju ära likvideerida, panna ilusti paika, et me oleme kuradi roheinimesed ja elekter tuleb ülevalt ja autod sõidavad elektriga, aga samal ajal siis me teeme ju sama asja, me ju tahame sinna üles ise jõuda, et need kaks poolt ei saa olla kuidagi niimoodi, et kosmos hüppab, aga ta ei hüppa ju, ta on pigem, nagu sa ütled, siin allpool, eks, et need asjad liiguvad ikkagi ühes rütmis. Mina ei tahaks isegi võib-olla pooli võtta, aga ma vaataks jällegi niimoodi, et progress, eks ole, kui me usume progressi, mul on ikkagi selline tunne, et eestlased usuvad mingil kujul progressi, et elu läheb paremaks ja meil on vaja progressi ja see on funktsioon nagu tehnoloogiast ja siis on see küsimus, et kuidas sa need tehnoloogilisi investeeringuid teed, kuidas inimesi motiveerid, eks ole, mis on see point ja et väide on ikkagi see, et seda peaks tegelikult lausa vaatama, et me kusagil ei ole ka silma jäänud, et aga täpselt see sama, kust me alustasime, et väga palju need kosmose investeeringud on meie elu paremaks muutnud. Ilma nendeta, et eks ole, võib-olla midagi on kehvemaks läinud, alates seal Kevlaritest ja nendest, eks ole, GPS-idest ja et kuidas me siis suudame, eks ole, et seda progressi tagada. Mart, ma veel ütlen vahele, et selles mõttes on sul õigus küll, et kui me näiteks küsiksime rahva käest täna, et mis te arvate riigieelarvest, kus on 1% teadusuuringuteks või 2%, siis pigem mis 2, lõpeta ära, anname 0,5%, ülejäänud paneme siis kuhugi mujale sinna, kus meil tegelikult on vaja näiteks. Et ma olen suga nõus, et suur ühiskondlik arvamus arvab teistmoodi, eks. Ma olen selles mõttes Mardiga nõus, et kui me viime probleemid kaasa, et näiteks see sama asi... Mina ei ole kellegagi nõus. et ressursside kasutamine, ütleme näiteks raiskamine, et kui me maal raiskame ressursse meeletult, alates toidust lõpetades maavaradega, et kui me läheme kosmosesse samasuguse suhtumisega, siis me raiskame ka seal, eks ole. Et tegelikult see sama asi, et me õpiksime aga sa alguses ütles, et ressursse on piisavalt, kosmose on ressursse, võid ju raisata, maa peal raiska kosmoses, eks? Raiska kosmoses, meil on uus viistus, raiska kosmoses. Ma arvan, üks kasu kosmose uuringutest on teada ka selles, et kuna kosmosesse viimine on traditsiooniliselt hästi kallis olnud, siis peab iga asi, mis me kosmoses teeme, olema võimalikult efektiivne. Elutagamissüsteemid, kliimasüsteemid, mis iganes, efektiivsus on nii piiri peale viidud kui vähegi võimalik. Ja tuues sama kontseptsiooni tagasi maa peale, siis me võime öelda, et ka maa peal see jätkusuutliku majanduse jaoks sarnased põhimõtted rakenduvad, ehk siis on olnud usku, et kosmose teaduse kaudu me saame ka uusi lahendusi siis jätkusuutlike eluviiside jaoks maa peal. No natuke võib seda kosmost võib-olla võrrelda rallisõiduga või vormelisõiduga maa peal, et mõnes mõttes on see ka nagu puhtaratsionaalselt võttes mõttetu tegevus, hirmus raiskamine, müra tekitamine, keskkonna koormamine ja lõpuks, mis siis kasu sellest on? Kasu on see, et autotootjad arendavad oma tehnoloogiaid ja need jõuavad siis varem või hiljem ka laiatarbekasutusse. Et kosmos on ka nagu minu arust nagu mõnes mõttes selline vormel 1 või et kus siis proovitakse selliseid mitteratsionaalselt hästi põhjendatud tehnoloogiaid, mis siis juhul, kui nad tööle hakkavad, jõuavad meie köökidesse ja vannitubadesse ühel päeval. Ma ei tea, kas ma sellega nüüd 100% nõusse jääksin, sest ka tegelikult kosmoses on otsene, pragmaatiline, reaalne kasu.
noh, näiteks võtame selle sama GPS-i, need investeeringud, mis on võimaldanud meile positsioneerimise, selle kasu on otsene ja väga suur, noh kindlasti nagu triljonites iga aasta, palju me säästame loodust ja kokku hoiame tänu sellele, et me teame paremini asjade asukohta ja saame paremat logistikat planeerida. Aga selle GPS-i puhul nüüd sinna otseselt ju investeerida ei oleks saanud, et see on USA sõjaväe projekt algselt, eks ole, et see ei ole nagu mingi eraalgatus. No vot ma ei tea, eks ole, kui sa Lockheed Martinit või noh, neid nagu sõjatööstuse ettevõtteid, noh neid sa saad kõiki ju iseenesest nagu osta, eks ole, et ma ei usu, et tegelikult, et USA ju noh, ta annab need ikkagi lepingud, annab nendele noh ettevõtetele, McDonald, Douglasile ja noh nendele, neid sa saad, need on ju börsil listitud. See on nagu detailplaneeringuga, et see on riigi monopol või kohaliku jah, eks ole, täpselt, eks ole, see kasutamine on, aga noh, et kes see kasu saab. Välja, kui ta otsustab niimoodi, et ta jagab ja ta jagas välja eks muskile, et sa võid seda interneti sealt pakkuda, eks. Et ma täpselt ei tea, kui seaduslik see nüüd oli, et kui ma tahan täna lasta üles õhku seda satelliiti, et ta annaks mulle internetti, kas ma võin seda teha ilma riigi teadmata või riigilt küsimata, eks ma seda ei oska öelda, aga ma arvan, et see asi ikkagi kuulub riigi prioriteetide hulka või riigi õiguste hulka. Riik jagab mingeid asju välja, mis kuulub temale ja noh, või kas või minu tegevus mõni aasta tagasi, kui me Saaremaa silda siin tegime, et tahan teen silla, eks, ja kopp sisse ja teen silla valmiseks, ei, nii ei käis, eks. Riik peab sulle loa andma selle jaoks. Aga nüüd rääkides sellest konkreetsematest ärivõimalustest, siis sa mainisid, Mart, alguses seda, et Eesti võimalused ei ole mitte niivõrd laial rindel, kuna meil ei ole seda massi ja ressurssi nii palju, vaid just leida need nišid, mis meile sobivad ja minna siis mõne suuremaga kaasa ja olla seal tegija, et mis need sellised konkreetsemad nišid täna Eesti jaoks võiks olla, kus me saaksime oma tugevusi ära kasutada? On paar konkreetset näidet, kus juba Eesti kosmosevaldkonna ettevõtted on edukad, küll esialgu veel väiksel skaalal ja võib-olla üks meediast ka käis läbi selline väike ettevõte Crystal Space, endised S-Cube-lased, siis S-Cube'i kaamerasüsteemi edasiarenduse baasil on nüüdseks arendanud välja sellise kosmose kaamerasüsteemi toote, mida praeguseks, noh, ma ei saa nüüd rääkida kõigist nende tehingutest, aga uudistest on läbi käinud, et vähemalt ühel kuumissioonil on Eestis tehtud kaamera, pardakaamera, mis siis aitab robotkäe operatsioone monitoorida. Ja seal on potentsiaali äritegemiseks, aga see potentsiaal on, noh, see ei skaleeru, sest palju neid kosmoseroboteid sinna Marsi peale ikka või kuu peale läheb. Teine näide on Kapatseta, mille asutas Kaupo Voormansik, üks noor aktiivne kosmosedoktor, kes ka S-Cube'ist pärit, kes nüüd teeb kaugseireettevõtte ja nende firma oli see, kes siis automatiseeris PRIA põllumajandustoetused siis niitmise detekteerimise. Ja see on konkreetne näide, kus võis palju inspektoreid saata tootvale tööle, sest kosmosepiltidelt oli võimalik saada vähemalt suure tõenäosusega hinnang, kas põllumees on oma lubadusi täitnud või ei ole. Ja nüüd Kapatseta puhul on ju, nad on avalikult rääkinud oma uutest ambitsioonidest, kus nad tahavad kas kosmosesektoris panustada ka uute satelliitidega, mille kaudu siis suurendada oma toote ja teenuse kvaliteeti maa peal, siis ka metsanduse ja kliimamuutuste mõistmiseks vajalike protsesside monitoorimisel, kus on minu meelest täiesti ükssarviku potentsiaali. Nii et, ja see põhineb nende kõrgel teaduslikul kompetentsil, neil on uued lahendused, mida teistel ei ole ja mis tulevad läbi teadus-arendustegevuse, mis näiteks Kapatseta puhul on olnud hästi tugevalt seotud Tartu Observatooriumis tehtud teadustööga ja sellised, noh, lisaks näiteks Spaceit ettevõte, kes tegeleb siis missioonijuhtimissüsteemides küberturvalisuse lahendustega. Nii et järjest tuleb nüüd selliseid startup'e, kellest mõni võib kosmosevaldkonnas osutuda ka suureks tegijaks tulevikus. Noh, ma ise olen siin tegelen natukene ka selle Vaal Airshipsiga, mis ei ole küll päris nagu kosmos, aga nemad on ka sellised siis dirižaablid seal 20 kilomeetri kõrgusel ja seal on ka väga palju tegelikult nagu praktilisi rakendusi ja see on see, et nüüd ütleme, et vist Airbusil oli juba see väike droon, mis seal 20 kilomeetri peal 20 kilomeetri kõrgusel lendab, nad peavad hästi kerged olema, nad saavad ainult 5 kilo nagu kaasa
kaasa võtta, aga no siin on päris palju selliseid startup'e täitsa nagu olemas, et kuhu kannatab investeerida, kui mõelda veel, eks ole, mida saab teha, millest ka Marshall tegelikult räägib, on ütleme, et siis inimkoe ja inimorganite nagu digitaalne printimine, mida kosmoses on palju lihtsam teha, madala gravitatsiooniga või seda tehnoloogiat täpselt ei tea, aga väga palju tegelikult praktilisi nagu rakendusi, mida sa saad kosmoses teha, mida maa peal on raske teha. Ja sealt edasi öeldes, et jah, et Eestis on meil ka ikkagi päris palju selliseid võib-olla nagu kohti, kuhu investeerida. Raivo, kui palju sinu poole on pöördutud ettepanekuga investeerida mingisse kosmosega tegelevasse ettevõttesse? Ma mõtlen just siin Eestis, et ilmselt sulle neid kirju postkasti tuleb oma jagu, kes kõik raha küsivad. Ja tuleb küll, ei saa salata, et ei tule. Aga Eestis tõesti ei ole selliseid, mul kohe otseselt meelde ei tule, kui ainult see sama S-Cube kunagi küsis mult raha ja ma arvan, et ma isegi natukene toetasin neid, aga ei Eestist ei ole tulnud, aga on tulnud väljamaalt küll, jah. Väljamaalt on tulnud. Mis sa oled öelnud neile? Sa rääkisid siin midagi dirižaablitest, siis mingi firma, kes tahtis õhupalliga inimesi üles viia, eks, päris kõrgele. Või vesinikupalliga või ma ei tea, mis heeliumipalliga, eks, et siis sellised mõtted olid. Aga kui sa küsid mult, et kas ma võtaksin nendest asjadest kinni, siis esiteks ma ei saa nendest kinni võtta, selleks ma olen andnud lubaduse, et ma ei investeeri startupidesse. Selleks, et ma ei leia üles seda õiget. Kui sa tahad sinna raha panna, siis sa pead olema niivõrd rikas, et sa tead, et ta põleb sul ära. Ja siis lõpuks sa leiad selle kõige viimase 100, eks, kes siis, nagu sa ütled, läheb sinna sarviku poole, eks. Aga ma kahjuks ei ole nii rikas, et ma jõuaksin nendesse panna, nii et isegi kui hea idee tuleb, siis 5000 eurot sinna ei ole mõtet panna, on ju. Aga mis lisaks nendele Eestis nimetatud asjadele, mida Mart loetles, nüüd globaalses plaanis, et kui prooviks ennustada nüüd lähitulevikku, et mis valdkonnad täpsemalt kõige suurema potentsiaaliga oleks, et ühes otsas on need kaevandamised, ressursside hankid asteroididelt või kuult, teises otsas on sellised natuke maapealsemad asjad, mis on seotud siis seire ja sidega, et mis veel on, et mis võiks olla sellised valdkonnad, mis nii-öelda hoomatavas lähitulevikus tõelise hoo sisse saavad just kosmosega seonduvalt? Mulle hüppab kohe pähe, et kui me sinna üles tahame lõpuks minna, et kaevandused teevad ära robotid meil selle töö, aga kui me Marsile tahame minna, siis meil on mida vaja? Süüa. Meil on vaja süüa. Kartulit saab Marsil kasvatada, nagu me teame kuulsast. Et küllap on see üks valdkond, eks, et kuidas sa seal üleval ikkagi seda kõike teha saad ja nagu me ikka teame, siis selline taimeteadus on seal orbiidil päris aktiivne ja päris levinud, et vaadata, kuidas nad seal kasvavad nendes tingimustes aga kõik, mis selle taustal on, olgu need kas või need samad, kes ütles printerid, mis teevad inimkeha, aga printerid, mis sul prindivad ka toitu välja, kui on vaja ja nii edasi ja nii edasi. Et see võib tunduda ulme, aga ükskord jälle me jõuame nagunii sinna. Et üks asi, mida ikkagi ju kosmoses on palju, on energia erineval kujul, et sul on, ütleme, et päiksest tuleb ja seda päikesepaneeli täripäev ka kirjutas teed selle pika loo, mis on ka see vana asi, et sa paned need päikesepaneelid siis sinna nagu tiirlema kuidagi, siis üritad seda maale nagu nende kiirata jah, eks ole, et ma ei tea, kui kaugel see nagu on, et ma oska ka öelda, ma ei oska tehnoloogiliselt nagu hinnata, aga see vähemalt kõlas jah, et sa mingil kujul saad seda teha ja sul on tegelikult ikkagi päris palju erinevat energiat, sul on päikeseenergiat, sul on tumeenergiat, et kosmos on teed kosmos energiat täis, eks ole, massi ja kui seda saaks kuidagi, kui me ütleme, et meil on maa peal energiapuudus, siis ükskõik, kui sõidad natukene nagu 100 kilti üles või paarsada kilti üles. Ja tumeenergia kokkukorjamisega ilmselt läheb natukene veel aega, eks, aga päike on ikkagi see, mis meil esialgu kogu seda tegevust toidab. Suur raha on minu hinnangul kõige rohkem ikkagi kosmosesides. See teoreetiliselt on võimalik ju, et nüüd Starlink ja tema võistlejad tekitavad olukorra, mida mobiiltelefon tekitas juhtmega telefonidele. Et muutub odavamaks sidet pidada läbi kosmosevõrgustiku kui läbi mobiilbaasjaamade investeeringute. Kui see juhtub, siis kas te olete mõelnud, mida see tähendab praeguses seisus, kui kogu maailma side on ühe inimese kontrolli all? See tähendab seda, et neid kõiki ulmetsenaariume
ei olegi võib-olla nii palju nii karme stsenaariume, mida see tähendaks inimkonna jaoks. Ja see on ka üks põhjus, miks näiteks, ma ei tea, no, ma ei ütle, et see on põhjus, aga kui ma lihtsalt spekuleerin, siis miks näiteks Amazon Web Services oma Kuiperi sidevõrku planeerib, miks Euroopa Komisjon planeerib oma satelliitsidevõrku, miks on veel palju initsiatiive, hiinlased ja nii edasi, ilmselt keegi ei ole kõik on aru saanud sellest, mis meid lähitulevikus ees ootab, juhul kui selle kosmoseside efektiivsus suudab ületada mobiilside efektiivsust. Nii et ja siis kogu see meie võrgustumine, AI ja kõik muud asjad, ükskõik mis asjad, tooted, teenused, mis meil ei ole, ikkagi kõik see sõltub ühendusest, connectivity'st ja kui selle üle on monopoolne kontroll, siis see ei ole, ma arvan, see maailm, kus ma elada tahaks. No jah, jälle, mina oleks ise ilmselt valmis investeerima ka mingisse materjaliteadusesse, eks ole, see on ikka väga palju sellised uued ja kombinatsioonid ja need asjad, mis on kosmoses katsetatud, eks ole, nii et mulle tunduvad need ikkagi juba turvalisemad kui need maapealsed asjad. Aga nüüd see meie lahkumine planeedilt Maa, sellepärast, et siin toimub keskkonnakatastroof, mida on ka Elon Musk erinevates formaatides rääkinud, et kui realistlik, kas tõesti elu Marsil mingisuguse kupli all tehistingimustes, kui me oleme Maa nii-öelda ära rikkunud enda jaoks, et kas see on nüüd midagi sellist, mille nimel tasub elada ja võidelda või? No mina arvan, et sinna Marsile ei minda ainult ja sellepärast, et me kohe nagu oma maakera ära rikume, vaid minnakse ikkagi sellepärast, et me peame sinna lõpuks minema ja teistpidi jällegi see on ju esmane kõige lähemate stsenaariumite või aastate küsimus, et kui me sinna jõuame. Ja mõelge pigem, et mis juhtub siis, kui me oleme Marsil olnud juba 100 aastat, 200 aastat või 500 aastat või 1000 aastateks ja Mart võib väga hästi rääkida, kuidas Marsile atmosfääri tekitamine käib, nii et see ei ole ka mitte kuidagi võimatu, et sa ei pea enam lõpuks kupli all elama, aga lõpuks on ka kuplid nii suured, et sa ei saagi aru, et sa kupli all elad. Nojah, sa jõuad sinna terraformingusse või eks ole, see eetilised küsimused, kui me tagasi tuleme, et mida sa sinna Marsile kaasa võtad, eks ole, kas sa siis hakkad seal ja kunstlikult seda nagu muutma, aga fakt on ka see, et pikas perspektiivis maa peal elu saab nagu nii otsa, eks ole, aga see on nagu väga kauge perspektiiv, et mingil hetkel, kui inimkond tahab jätkuda, ta peab nagu niisilt ära minema, et kui me nüüd ütleme, et me viime orbiidi natuke kaugemale, eks ole, siis me peame pisut pikemalt vastu, aga ma ka täpselt ei tea, kas see on üldse võimalik enam päikesüsteemis või mitte. Et see, et me ühel hetkel peame maa maha jätma, on vältimatu. Et pääsu sellest ei ole, selles mõttes, et see ei ole nagu meie eluaja teema, aga põhimõtteliselt, et maa muutub ühel hetkel elamiskõlmatuks, et see on nagu enam kindel. No see on tänu päikesele. Päike sööb ära ta laias laadsus, et seda torbiiti ju liigutada, ma ei tea, kas seal kusagil... sellel ajal võib-olla osatakse, aga teistpidi jälle... see on väga kauge perspektiiv. Füüsika, eks, kuidas tähed lõpetavad oma elu ja räägi sina, sa seda teemat une pealt ilmselt. Me räägime sellist kaugemast visioonidest ja sellistest äärmustest, kuhu teoreetiliselt inimkond võib jõuda ja samal ajal on siin kõrval sellised praktilised, taktikalised järgmise aastakümnete teemad, et siin kuulajatel on tähtis, et nad need kaks asja oma peas lahus hoiavad ja fakt on ju see, et umbes päike on umbes oma poole eluaja peal, nii et mingi mõned miljardid siin veel minna, aga mul on küll väga vähe usku sellesse, et inimkond miljarditki aastat vastu peab, nii et ta endale nii-öelda kuuli pähe ei lase. Sest siin üks teooria on ju ka see, et inimkonna nagu võimekus üles ehitamine on tulnud siis kergelt kättesaadavate ressursside baasil ja kui nüüd inimkond omale käkki keerab, tekitab totaalse kliimakatastroofi, ükskõik kas tuumesõja või tuleb asteroid või mingil muul mingi pandeemia põhjusel, et me kaotame oma fundamentaalsed teadmised. Näiteks kui me oleme läinud digiruumi ja siis see digiruum hävib, siis sellest olukorrast võib juhtuda, et inimkond ei ole enam võimeline uuesti nii-öelda kiviajast välja ronima, sest ressursse pole enam kergesti kätte saada. Aga ma oleks siis tagasi selle juurde, et kui me ainult nagu taktikalist vaatame, miks siis inimkond nagu elus püsib, eks ole, me jõuame siis sellise ikkagi nagu religioosse mõtlemise juurde ja et kus see religioon tuleneb, eks ole, ilmselt, eks ole, et võib-olla religiooni need teoreetikud ütlesid väga palju ka kosmosest, eks ole, sa vaatad seda suurt pilti, vaatad tähti ja eks sa annab sulle lootust, et elu läheb edasi ja nii edasi,
ja kui sa investeerid, eks ole, noh okei, sa võid öelda, et sa investeerid 10-20 aasta perspektiivis, no sa võid mõelda oma lastele, sa võid mõelda oma lastele, eks ole, noh sellises perspektiivis ka, eks ole, noh jaapanlased või keegi ütleb, eks ole, et noh mõni investor ütleb, et ta investeerib 100 aasta perspektiivis, noh võib-olla jaapanlane või keegi ma olen kuulnud, et keegi räägib 1000 aastasest, eks ole, noh perspektiivist, et sa võid ka väga pikema perspektiivi võtta, mis eeldab sellist elu jätkuvust. Et 1000-aastane inimene on juba sündinud tänapäeval, siis ja, on see täitsa... Kes see on? Kes teab, kes see on, aga seda öeldi juba 10 aastat tagasi, et see inimene võib olla sündinud ja umbes 2-30 aastane olla. Aga ma ei tea, kas ja see ilmselt, eks ole, noh niipea kui me sellisesse mudelisse, noh siis ma arvan, et väga palju need ressursiteemad kaovad noh tegelikult nagu ära, et kui sul on piiramatu elu või väga palju pikem elu, noh siis kogu see inimkond muutub ja noh, mina oleksin jällegi noh nagu optimist selles mõttes, et noh need ressursid on ikkagi väga selline, aga noh jah, et noh kosmos annab meile mingi sellise võib-olla nagu tähenduse, et noh või galaktilise vastutuse, eks ole, noh öelda. No need tänased kliimaprobleemid, mis meil planeedil Maa on, ei ole ka lahendatavad nagu ühe riigi piires, et need on sellised riikide ja rahvaste ülesed probleemid ja see oli vist Michio Kaku, kes rääkis nendest erinevatest tsivilisatsiooni tasemetest ja tema teooria järgi siis see järgmine tsivilisatsioon, kuhu me siin maa peal peaks jõudma, oleks see planeedi ülene tsivilisatsioon, et me saaksime ühiselt lahendada siis kõigepealt planeedi probleeme ja siis võib-olla ka ühisete jõududega kosmosesse liikuda, aga me sinna pole veel jõudnud ja tema mõttes oli huvitav see, et meil on tegelikult nagu paar üksikut valdkonda, kus me oleme suutnud planeedi üleselt ka midagi teha, üks nendest on jalgpall näiteks. Ja teine oli popmuusika, et on kohti, kus nagu inimesed eri maakeera nurkades suudavad rääkida ühistel teemadel, neil on ühised huvid ja suudavad ka leppida kokku näiteks mängureeglites, et isegi Iraan ja Iisrael, ma ei tea, kas nad on jalgpalli, Armeenia ja Aserbaidžaan on küll mänginud, et nad suudavad väljakul see 90 minutit vastu pidada ja ühtede reeglite järgi mängida, et see annab lootust, et äkki siis suudetakse ka muudes küsimustes kunagi kokku leppida ja ühiselt asju ajada. Kui, kes see ütles antiikajal juba, et leib ja tsirkuseks, mida rahvas vajab, et üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. Ja kui sa räägid siin jalgpallist ja popmuusikast, siis see on tsirkus ja seda saab nautida siis, kui sul on kõht täis, aga kui sul on kõht tühi, siis sa pead keskenduma mitte jalgpallile, vaid sellele, et sa saaksid edasi elada ehk oma nii-öelda toitu hankida, mis siis tähendab kaudselt seda, et sa pead midagi tegema, Google minema, edasi arenema, eks. Ja siis sa saad alles tsirkust pidada. Aga see globaalne koostöö ikkagi, mõelge, kui palju... Ja siis ongi niimoodi, et kui kõik globaalselt ongi näljas, siis nad peavad midagi tegema koos, eks. Nojah, ma siin korra veel nagu täiendaks, eks ole, hüppaks hoopis teise kohta, aga et ütleme jah, mis on see, mul on siin laua peal ka see Krausi raamat, mis Kraus räägib sellest elust ja üldse inimkonnas ka niimoodi, et et väga oluline on see, et kui me peaksime mingi teise elu leidma, et mis tüüpi elu see on, eks ole, kui ta on samasugune, kui ta nagu maa peal, eks ole, siis see meile mingit täiendavat teadmist ei anna, see on võib-olla siis selline, et lihtsalt elu levimise teooria, kui ta on hoopis teistsugune, siis tema jõuab järeldusele, et see elu on universumis, nagu see on mingi protsessi osa, et me võimegi selle eluni nagu niipidi jõuda ja siis me jõuame selle väga küsimusele, et siis jah, et Mardile, eks ole, kas siis inimkond vajab nagu säilitamist või midagi taolist, et kui elu on nagu universaalne, et me jõuame eluni mingite selliste füüsikaliste protsesside alusel, nagu nii, et on suhteliselt suur tõenäosus, eks ole, et see elu tekib, eks ole, aga ilmselt ei ole päris selline inimnäoline, et see on nüüd nagu see küsimus, et kui unikaalne meil see elu tegelikult on, No meil on siin optimistlikumad ja pessimistlikumad nooti, aga minu arust Mart on täna silma paistnud sellega, et on olnud kõige optimistlikum, et kuna meil nagu pessimist on kõlanud. Kuna me saate hakkab läbi saama, siis äkki ma paluks Mardil võib-olla lõpetuseks paar sellist optimistlikku nooti öelda selle kohta, et mis paneks sind uskuma, et me suudame ikkagi inimkond siis ühiste jõududega kosmoses toimetada edukalt ilma seal midagi ära rikkumata ja sellest endale inimkonnana kasu saada, et mis lootus meil on? No üldiselt ikka enne koitu on kõige pimedam öö ja kõige külmem. Ja külmem ja seda meil inimkond ilmselt vajab mingit raputusi ja ma ei tea, kas see on võimalik ilma 3. maailmasõjata nagu jõuda kuidagigi ühise inimkonna poole,
aga noh, loodame, et on võimalik, ühesõnaga optimistlik vaade on see, et põhimõtteliselt ei ole mingit füüsikalist või fundamentaalset põhimõtet, miks inimkond ei võiks tervikuna maa peal hakkama saada, kui ütleme, sündivus on enam-vähem kontrolli all, praegu tundub, et liigume sinna suunas, ülerahvastuse oht enam nagu ei ähvarda liiga palju, siis kui energiat on piisavalt läbi tuumaenergeetika, päikseenergeetika, tuuleenergeetika, me lahendame tehniliselt need küsimused ära, ehk siis me ei ole nälga suremas, me saame hakkama ja siis tulevad need esteetilised võimalused, kõik, mida me nüüd, kuna me ei pea üksteise kõri kallal olema nagu ellujäämise põhimõttel, Maslow madalamad tasemed, ellujäämine on kaetud, siis me saame otsida võimalusi ja minu meelest võib-olla see optimistlik noot on, et äkki Eesti on näidanud juba praegu inimkonnale teed paradiis maa peale, sest mis võimaldaks selle koostöö on tegelikult tänapäeva digilahendused ja ühine digi-governance, kas võib-olla Eesti on näidanud seda teed, kuidas iga inimene võib olla otsustusprotsessiga lähedases seoses, inimeste arvamust on võimalik kuulda läbi digitaalse identiteedi. Eesti on näidanud, et kui ma õigesti mäletan, kas see oli 3% SKP-st, mida see digilahendused üldiselt Eesti jaoks on kokku hoidnud, mis kõlab minu meelest väga realistliku numbrina. Ja kui me nüüd vaatame, kui tänu Eesti kogemusele järgmise, ütleme, 100 aasta jooksul, ma ei ole väga optimista ajahorisondi osas, aga muu maailm suudaks leppida selle digiidentiteedi ja ühenduvusega, siis me saame rääkida võib-olla ka sellest ühtsest kus tegelikult ei ole vaja enam meil parlamente sellisel kujul nagu täna, kus inimesed tulevad kokku lihtsalt sellepärast, et külameestel oli liiga kaugel minna, et asja arutada. Aga Chatist saab uus peaminister, küll sa näed. Miks mitte, ja me ei pea ju ka tehisintellekti osas õudustsenaariumid ei ole ainuke võimalus, on ka positiivsed stsenaariumid, näiteks see sama Ian M. Banksi kultuuriühiskond, mis näitab sellist sõbralikku koos eksisteerimist, sest me ei ohusta teineteist, kui tehisintellekt tajub oma tohutut ülemvõimu, inimene pole tal enam oht ja siis ta pole ka põhjust inimkorda kuidagi kahjustada. Ehk siis kõik need positiivsed stsenaariumid on võimalikud ja tegelikult me peame kultiveerima ja toetama oma noortes seda optimismi ja positiivismi, et nad ei investeerige julgelt. Läheb hästi. Investeerimine on ka tähtis, sest aga mina ei investeeriks oma raha väga kauge perspektiiviga kosmose teadusfantastilistesse asjadesse nagu asteroidide pealt kaevandamine tänase seisuga, aga ma julgen investeerida küll ja olengi seda teinud nüüd sellistesse kosmosetehnoloogilistesse lahendustesse, mis toovad, kus on otseselt vaja, nagu see PRIA teenus, käega katsutavad asjad, kus tegelikult hoiame kokku inimeste aega ja raha, säästame keskkonda ja kosmosetehnoloogia on vahend, kuidas seda maapealset kasu meieni tuua, nii et siin on palju võimalusi ja Eestil on oma roll selles. Okay. No väga tore. Olen küll tahtmine mingid negatiivset arvamust kuulata, aga see on vist õige koht lõpetada. Ma olen veelgi vingem veel optimistlikum. et kui sul jäi mulje, et ma olen pessimist, siis vastupidi, ma olen väga optimist, nii et küll me jõuame igale poole ja läheb täpselt nii, nagu minema peab. Siinkohal lõpetame, te kuulasite saadet Investeerimisideede Universum, stuudios olid professor Mart Noorma, Hanno Lindpere ja Raivo Hein, mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja selle saate tõi teieni KPMG Estonia.